Tere! Minu nimi on Piret Lilover ja ma töötan Haridus- ja Noorteametis. Töötan sellises projektis, mille nimi on tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine. Lühidalt kõik teavad teda kui PRõMmi. Üks tegevus selles projektis on praktikaprotsesside tunnustamine kutse- ja kõrghariduses. Me teeme seda tunnustamist juba 3 aastat, alates 2018. aastast ja selles on osalenud juba 18 kutse- ja kõrgkooli. Mõned koolid on osalenud selles tegevuses mitu korda, seal nende hulgas on ka Sisekaitseakadeemia. Koolidele on selles protsessis osalemine vabatahtlik. Võib osaleda kas terve kooliga, õppekavarühmaga või lausa erialaga. Just täpselt nii, nagu kool soovib ja millist osa või tervet kooli ta tahab selles praktikaprotsessis üle vaadata. Me kõigepealt koostasime hindamiskriteeriumid selleks, et me saaksime vaadata selle praktikaprotsessi sisse koolis ja need hindamiskriteeriumid baseeruvad PDCA mudelil, mis tähendab siis lühidalt seda, et see on selline kvaliteediring, kus kõigepealt planeeritakse, siis teostatakse, siis kontrollitakse ja tehakse parendustegevusi. Ehk siis meie hindamiskriteeriumid jagunevadki 3. Me vaatame praktikaprotsessi planeerimist, selle toimumist ja siis ka seda, kuidas kogutakse tagasisidet ja kuidas toimuvad või kuidas on planeeritud parendustegevused, kuidas neid ellu viiakse ja kuidas see ring siis tervikuna hakkab toimima. See tegevus on koolidele vabatahtlik ja on mõeldud toetamiseks, mitte niivõrd kontrollimiseks. Alati, kui me selliseid tegevusi teeme, siis me tahame ju kõik kuulda, et mis on tulemused, et mis sai, mis sealt välja tuli. See on kõige keerulisem koht tegelikult rääkida, sellepärast, et iga kooli lugu on ainulaadne ja mis ühes koolis on tugevus, see võib teises koolis olla kitsaskoht või lausa probleem. Kuigi meid on nagu nüüd õpetatud või meil on mingi hoiak sõna probleem suhtes ja arvatakse, et see on mingi kohutavalt paha sõna, nagu nii paljudki teised sõnad, mis meil on tavapäraselt käibel olnud, siis tegelikult mina ei karda seda sõna, sest tegelikult ongi vahel probleem ja sellele probleemile tuleb lahendust leida. Ja selle protsessi käigus need probleemid tulevadki päevavalgele ja samuti leitakse lahendusi, kuidas nendest jagu saada. Kuidas see protsess välja näeb? Nagu ma juba mainisin, on see koolidele vabatahtlik, siis koolid saavad teatud ajal, kui ma olen välja kuulutanud, et jah, tulge meie protsessi tunnustamisele, saavad endast teada anda. Ja siis me koolitame neid osalejaid koole, et kuidas moodi täita eneseanalüüsi, kuidas see protsess üldse välja näeb, kelle poole pöörduda, kui on mingi küsimus. Siis koolid koostavad eneseanalüüsi. See on selline põhjalik protsess. Tavaliselt koolis ei tee seda üks inimene, vaid seal on terve meeskond taga, kes kaasatakse. Seejärel assessorid tutvuvad selle eneseanalüüsiga ning küsivad täiendavaid küsimusi, kohtuvad tööandjatega, kohtuvad koolitöötajatega, õpilastega samuti. Siis assessorid koostavad ühe dokumendi, mida antakse ka koolile lugeda. Kui seal on mingisuguseid ebakõlasid, kool arvab, et assessorid on kuidagi teisiti mõistnud, kui tegelikult asjad on, siis viiakse sisse parandused ja tulebki lõpuks üks lõplik dokument, mis on kasulik koolile ja ka teistele, kes seda dokumenti loevad. Ja põhiline kasutegur, mis sealt tegelikult tuleb, ongi see dokument.
dokument koolile. See ei ole nii, et see inimene, kes selles protsessis nii-öelda eestvedaja oli kooli poolt, võtab selle endale teadmiseks. Tegelikult sellest tulemist teavitatakse, ma väga loodan, tervet kooli. Jagatakse seda kogemust võrgustikes ja see dokument on ka avalikult kättesaadav Haridus- ja Noorteameti kodulehel. Ehk siis kool saab kasu sellest, et ta analüüsib oma tegevust, tal tuleb kõrvalpilt ka assessorite näol ja need koolid, kes ei osale, need saavad nende dokumentidega tutvuda. Ehk siis tulen tagasi selle tulemuse juurde, et me ei tee selliseid eraldi kokkuvõtteid, mis olid nagu positiivsed, mis negatiivsed, vaid minu suur selline soovitus teile on lugeda neid raporteid. Lugeda kohe, võtta endale aeg ja lugeda neid raporteid ja vaadata, mis sealt välja tuli, sest alati on õppida teiste tugevusest, alati on õppida teiste nõrkustest. Et lugege neid lõppraporteid. Ja kuidas me edasi toimetame, et kas see ongi siis nüüd üks selline suletud ring, et me teeme seda protsessi jälle ja jälle. Ma siiski loodan, et 2021. aastal me teeme seda veel kord, sest projekt ju veel kestab. Aga sellest tegevusest on välja arenenud 2 uut tegevust. Nimelt ei taha ju me, et asjad, mis projekti käigus sünnivad, jäävad kuidagi pärast projekti lõppu sahtlisse seisma ja need tegevused lõpevad. Mistõttu me julgustame koole, kasutame seda eneseanalüüsi vormi ka iseseisvalt, ilma selleta, et assessorid tuleksid ja loeksid neid läbi ja annaksid mingisuguseid omi juhtnööre või tooksid midagi välja. Et tegelikult see eneseanalüüsi vorm, seda võivad kõik koolid, kõik erialajuhid, kes iganes tahavad oma praktikaprotsessi parendada, saavad seda kasutada. Ja seetõttu me käivitasime ühe koolituse, kus me räägime natukene laiemalt kvaliteedist ja üldse sellise õppeprotsessi kvaliteedi põhiprintsiipidest, kuidas neid hinnata, kuidas neid parendada, sellise koolituse. Ja ma loodan, et sellest sünnib palju abi ja annab sellise julgustuse neid materjale kasutada. Ja teine oluline tegevus, mida me selle tunnustamise järgselt kavatseme teha ja see juba on ka käivitunud, on tunnustamisjärgne nõustamine. Et sinna me ootame nüüd neid koole, kes on eelnevalt osalenud tunnustamises, saanud assessorite poolt lõppraporti ja me anname neile võimaluse üle vaadata, mis sinna siis ikkagi kirja sai, mida koolid nii-öelda kavandasid teha, et oma tegevusi paremaks muuta. Ja nüüd me pakume neile nõustaja abi, et nad üheskoos vaatavad üle, nad seavad eesmärgid, koostavad tegevusplaani, kuidas moodi mingisugustest kitsaskohtadest jagu saada. Näete ise, juba väldin ikkagi seda sõna probleemidest jagu saada ja koolid hakkavad siis seda tegevuskava ellu viima ja kuskil 2021. aasta esimeses kvartalis toimuvad ka kovisioonid ehk siis toimub selline tagasisidestamine, kuidas protsessidega läinud on. Et soovitan jällegi julgelt, kes on tunnustamisprotsessis osalenud, osaleda ka selles nõustamises. Kuna projekt veel kestab ja arendustegevused ootavad ka nii-öelda väljamõtlemist ja elluviimist, siis ma pöördungi teie poole, et kui te näete, et midagi oleks vaja teha koolide üleselt, midagi sellist huvitavat ja innovatiivset, mida üksinda ei ole mõtet nokkida, siis võtke minuga julgelt ühendust ja asume tegudele. Ma väga tänan teid kõiki meeldiva koostöö eest ja loodan, et see jätkub ka edaspidi. Aitäh!